Eesti majanduses pole kerge periood, see tähendab, et lihtsalt ei lähe ka inimestel. Hinna- ja maksutõusud on pannud leibkonnad fakti ette, kuidas edasi. Üks võimalus selleks on säästa, see ongi olnud üks selgitus sellele, miks meie hoiuste maht on kasvanud. Eesti eraisikute hoiused on viimased paar aastat tegelikult juba üsna tempokalt kasvanud, et augusti lõpus oli Eesti inimestel hoiuseid 9% rohkem kui aasta varem. Ma arvan, siin taga on peamiselt kaks põhjust, miks nad nii kiiresti kasvavad. Esiteks on inimesi, kellel läheb üsna hästi, sissetulekud on kasvanud, nende säästmisvõime on kasvanud, seetõttu hoiused on kasvanud. Aga teiselt poolt, ma arvan, et ajad on üsna ärevad. Seega ei tehta suuri finantsotsuseid ja see on sellistes tingimustes paratamatu. Ühtepidi hoiuste mahud tõepoolest kasvavad ja see lihtsalt näitab seda, et inimestes on selline finantsteadlikkus suurenenud ja nad paigutavad pigem raha hoiustesse ja sellistesse kohtadesse, mis toob neile justkui sellist nagu lisatäiendavat tulu, et mitte jääda lootma selle peale, et oleks kindlasti kas sissetuleku kasv, palgakasv või mingi muu lisasissetulek. Rasked ajad majanduses, inflatsioon on pannud inimesed säästma ja hoiuste arv on oluliselt kasvanud. Kogu hoiuste maht on kokku 13,5 miljardit eurot. SEB panga poolt tellitud uuring kinnitab, et kõigis piirkondades ei lähe siiski inimestel hästi. Majandusolukorra halvenemist tunnistab ligi pool elanikkonnast. Kõige trööstitum on olukord Põlvamaal, siis edasi Ida- ja Lääne-Virumaa, halvenemist tunnistavad ka Järvamaa inimesed. Langus on igas maakonnas. Eks ta põhjuseks võib olla ikka see, et need piirkonnad, maapiirkonnad on kaugemal suurematest keskkondadest, töövõimalused on võib-olla kehvemad, töötasud, sissetulek on madalam, töö iseenesest on sensoonsem ja tihtipeale kasutatakse ka sellist osalise tööajaga töötamist. Et selles mõttes selline nagu rahaline olukord on läinud kehvemaks ja sellel ei ole nagu mitte kuidagi moodi kaasa aidanud ka see, et üleüldiselt on inflatsioon kõrge, üleüldiselt tarbijahinnad on endiselt väga-väga suuresti kasvavas trendis. Keskmist hoiuste mahtu arvestatakse 2 kuupalga mahus. Finantsanalüütikud peavad parimaks 3 kuupalka, see aitaks ootamatused paremini üle elada. On neid, kes säästavad tõesti sellisest ettevaatlikkusest tulenevalt, aga on tõesti ka seda, et seda rahatarkust, ma arvan, ühiskonnas on rohkem kui võib-olla 10 aastat või 20 aastat tagasi. Et sellest on rohkem juttu ja inimesed mõistavad, et halbadeks aegadeks peab olema tagavara olemas ja eks neid kriise on tõesti ka juba siin viimastel aastatel juba nii palju olnud, et see ka juba ise nagu inimestele tuletab seda meelde. Eesti Pank prognoosib, et keerulised ajad majanduses hakkavad läbi saama. Seega võib järeldada, et tarbimine hakkab suurenema.